Tere tulemast, kallid kaljukitsed! Siin on teie detsembrikuu teise poole ja ühtlasi ka 2019. aasta lõpu ülevaade. No nii, kallid kaljukitsed, selleks, et mitte sattuda iseenda seatud lõksu, soovitan ma teil praegu äkiliste otsuste ja käitumise asemel pigem leida tasakaal selle oma nii-öelda tahtmiste ja ambitsioonide vahel, mis tähendab siis seda, et üks asi on, mida te tahate ja teine asi on see, millised on teie võimed ja kuhu te olete võimelised jõudma. Praegu on suur oht selleks, et te võtate hästi palju enda kanda, kellegi teise võib-olla tegemisi. Võimalik, et põhjus on selles, et te ei usalda, et keegi teine sellega sama hästi või sama edukalt hakkama saaks kui teie. Sellega aga just nagu saboteerite iseenda aega ja meelerahu. Praegu ei ole see koht, kus kellelgi teise töö tema eest ära teha või kellegi teise otsused enda kanda võtta. Laske inimestel ise otsustada. Tekitage endale nii-öelda see sisemine tasakaal ja delegeerige ülesanded inimestele, kes peaksid neid tegelikult tegema. Olge ka ettevaatlik oma sõnadega. Pigem ennem vaadelge ja mõelge, kui reageerige. Lihtsam on ju alati kõigepealt piits välja võtta ja nähvata ja siis pärast üritada neid nii-öelda tekitatud haavu kuidagi hüvitada või parandada. Jällegi olukord, kus te ennast ise nurka mängite. Milleks seda siis endale tekitada? Selle asemel, et võtta kõiki vastasseise või väljakutseid just nagu enda vastastena või vaenlastena, kasutage neid enda edasiliikumisel selle poole, mida te tahate saavutada, mitte selle poole, mida teie tahate oma nii-öelda ego või prestiiži pärast, vaid see, kuhu te inimesena tahate jõuda, kuhu te tahate areneda. Olgu see siis suhetes tööalaselt, teil on tingimata oluline selle kuu lõpus leida see sisemine tasakaal. Eemaldage ennast olukordadest, mis võivad teid viia jällegi selleni, kus te iseenda kanda võtate mingisuguseid asju, mis ei ole tegelikult teie asi teha. Usaldage rohkem enda ümber olevaid inimesi ja nende nii-öelda oskusi või teadmisi. Selle asemel, et ära teha, küsige, kas ta saab hakkama, kas ta tahab seda teha ja laske inimestel ise oma õppetunnid, oma vead. Teie ei saa teiste eest kõike ära teha. Sellega teete ainult iseendale liiga. Enne ütlemist ja enne tegutsemist mõelge. Aitäh ja olge hoitud!